SMIT tegeleb siis arenduse ja IKT lahenduste pakkumisega siis Siseministeeriumi haldusalale ehk siis politsei, piirivalveamet, häirekeskus ja nii edasi. Need teenused, mida me pakume, on tegelikult hästi olulised, et sellest sõltub inimelu tegelikult. Ehk siis tegelikult 112 helistati, siis see tehnoloogiline lahendus, kus siis teenus, mis siis kirja pannakse kuni selle patrulli saatmiseni, see on tegelikult kõik SMIT-i poolt pakutav siis teenus. Ja et see tegelikult, et see teenus toimiks, siis selle tagamiseks peab olema SMIT-il võimekus ja kiirus taga, et seda kõike saaks teha. Ehk siis, miks me üldse jõudsime sinna maani, et meil oli välja vahetava, on natuke ajalooline. Et kui mina siin asutuse tööl rääksin, siis oli meil kasutusel niisugune töövahend nagu OTRS. Et ma ei tea, palju teist sellest üldse tuttavad on, aga need eri töövahendid tegelikult, mida seda ITIL-it või üldse niisuguse protsessi ja töö siis lahendusi rakendada on tegelikult päris palju. Ja neid on omajagu ka SMIT-is tegelikult proovitud. Aga miks me üldse seda vahetama hakkasime või siis otsisime muud lahendust on see, et nii kui asutus areneb, siis tegelikult tööprotsessid arenevad ja kui sa jääd sinna lõpuks sinna töövahendi taha nii-öelda toppama, ehk siis tegelikult sul ei ole seda paindlikkust, sul ei ole mingisugust tahad lihtsustada tööprotsessi näiteks ja sa ei saa seda töövahendist nagu teha, siis sa oled kohe nii-öelda konflikti eest, et kas ma saan seda teha või kuidas ma seda üldse teen või et kas see on üldse mõistlik teha. Siis meie majas tegelikult oli olemas Jira osa mingil määral enne. Ehk siis tegelikult, nagu Robert enne rääkis, oli see tarkvara osa, oli tegelikult meil olemas kaasa arvatud Confluence. Confluence'i kasutati niisuguseks ka info hoidmiseks või siis teadmusbaasiks kõigile või õigem sõna. Siis sellest hetkest, kui see otsus sai tehtud, ehk et on vaja uut töövahendit, siis sellest piloodi hetkest kuni siis laivini tegelikult läks circa aasta. See tähendab sellest, et me saime tehniliselt testida, et see vastab meie võimekustele, et ta ei ole kübmepiletit sees ja siis enam töövahendile kasutatav. Siis selleni, et me tegime igasuguseid automaatteste kuni lõpphetkeks oli vist 1 miljon piletit sellest töövahendist sees. Siis tegelikult sellele koormusele, mis meil tuleb sellest haldusalast, et ta vastaks sellele kuskil 5 aasta lõikesse. Ilma selleta, et me peaksime mingisuguseid lisakulutusi tegema. See tähendab seda, et kui meil on haldusalas circa 10 000 töökasutajat ja 123 aktiivset teenust, siis ühe trobinaga me ei julgenud seda teha. Ehk siis tegelikult see piloot oli meil mitmes etapis. Me alustasime oma sisemiste teenustega, kus siis seda teenuse tarbijad olime ise, hakkasime sealt minema, kuni siis selle hetkeni, kui me ütlesime, et on piisavalt küps, et me saame kõik ülejäänud siis 123 teenust, ehk siis tegelikult circa 10 teenust siis saime ühe hooga üle tuua. Ja sellest hetkest siis kulus algusest lõpuni kulus meil aasta tööd meeskonnal. Et selle otsuse taga, mis seda üldse tegime, et me proovisime ka teisi vahendeid natukene, mis läksid nagu vett vedama. Meil oli HPSM, siis oli meil Microsoft SM, siis SM on Service Manager. See on niisugune tarkvara ka juht, kus siis põhimõtteliselt haldad pöördumise, haldad pileteid, niisugused keskkonnad. Et proovisime neid erinevaid, siis üks märksõna, mis Jiras mind alati meeldinud on see, et lihtsusest võetud kulu. Töövahend on lihtne. Lihtne hallata, lihtne kasutada ja lihtne kasutusele võtta täna selle teiste keerukuse süsteemide on, aga lõpuks on see, et hind on väga oluline. Piiramatu rahakott, ma ei usu, et kellegi oleks. Et siis selle kasutusele võtmisele meil aasta aega seda kogu meeskond tööd tegi. Selle kasutusele, siis loomulikult on see, et see kasutusaeg tuli see piloot. Tänu see piloodina saime selle, et kõige olulisem osa, kes seda kasutab, on kasutajatugi. Ehk siis tegelikult on see haldusosa, see missioonikiitline osa, kõige esimene pöördepunkt ongi kasutajatugi. Ehk siis see on see inimene, kes võtab pöördumise vastu, on see telefon, mail,
tester, ehk siis see on käsiraadiojaam, vahet ei ole. See on esimene inimene, kes töötab seda informatsiooni, mis sa vastu saad. On see meili teel, telefoni teel, sul on ikka vaja mingisugused tingimused täita. See on see, et pileti kuju, mis te siin siiras juba tegelikult nägite, et see on lihtsalt seadistatud. Tahad seda välja, tahad juurde, paned seda juurde, seda välja pole vaja, ära seda välja. See kõik ongi nii lihtne tegelikult seda seadistada. Et miks me Autoressi seda nagu edasi ei tahtnud arendada või ei saanud arendada, siis et tegelikult Eestis ei ole mingisugust firmat, kes pakub seda nagu head toote suve arendus sinna, et ühtegi karbitoodet off the box tõenäoliselt ei õnnestu juurde ükski asutus. Ehk siis tegelikult, kui seda üritate, siis tõenäoliselt muudate oma tööprotsessi vastavalt töövahendile mitte vastu. Ehk siis töövahend peaks muutuma tööprotsessiga koos. Lõpuks oletegi selles kohas, et mida lihtsamini suudate tööprotsessi ja töövahendisi kirjeldada käima panna, seda suurema tõenäosusega seal kasutajaskond seda kaasa läheb ja tarbib. Mis siis olid tähtsad asjad, mis olid head seal Service Deski, mis olid? Võib-olla teen tagasivaate ka, et kui meie SMIT seda kasutusele Service Deski hakkas piloodi staadiumis võtma, siis see oli versioon 1 vist, kui ma oleti mäletan. Ja praeguse hetkel päris tundnud, siin muutunud nagu ei ole, aga siin on otsas olnud seda funktsionaalsust ja kasulikkust nagu tohutult tegelikult. Et kui meie seda kasutusele võtmise, siis meie vajalik asju, mis oli vaja teha, need ei olnud neid pluginate näol, nagu siin enne tutvustati osasi, siis see tuli meil endal leida lahendus, mis see on. Et kui ma pärast aega, siis ma üritan teile laividada näidata ka, et mis see tegelikult kõik on, kuidas see kõik kokku suuritas ja et millist automaatikat me selle töö lihtsustamiseks tegelikult tegime. Et mis on siis tegelikult väga olulised asjad, mis meil Service Deski silma jäid, on see SLA, ehk siis tegelikult lahenduste mõõtmine põhimõtteliselt. Et see on siis, kui pileti loomine kuni siis selle lõpuni välja, kus see läheb nii-öelda suletud olekusse, ehk siis tegelikult midagi on katki, midagi sai korda, see on siis selle mõõtmine. Ehk siis tegelikult seda sai mõõta põhimõtteliselt mitme erinevate etappide vahel. Et sul on näiteks, meil on tehtud see niimoodi, et kasutasime ära, meil on reageerimist, mida mõõdame, see on siis, millal esimene pilet tuleb sisse või pilet registreeritakse kuni siis selleni, et kas ta on siis mingisuguse tegevuse saanud kasutada poolt, ehk siis ta on reageeritud. Ja teine asi, mida mõõdame, on siis selle pileti lahendamine. Ja pileti lahendamisel on meil eri etappe, päris palju, mitte päris palju, 4 tükki. Ehk siis tegelikult on vastavalt erinevatele tasemetele on siis lahendamisaeg, mida me mõõdame. Ehk siis kõrgemal asjal on väiksem aeg, madalam asjal on siis pikem aeg. Ja siis see põhimõtteliselt selle süsteemi üles ehitamine on tegelikult, nägite enne siin JQL-i, see on põhimõtteliselt see lihtne päring, anna mulle see projekt, anna mulle selle piletitüübiga asi, mõõda seda mulle palun. Ja ütled siis, et sa saad ette öelda, kas see on 24/7 ja 8/5, kuidas vajadust on, sest meie teenuseid on 24/7, meil on 8/5 teenuseid ja meil on ka siis 8/8 teenuseid. Tegelikult sa saad ehitada 3 erinevat kalendrit siis sisse, mida siis kõik mõõdavad su seda vastavalt vajadusele, vastavalt teenusele. Ehk siis, kuidas me seda ära kasutasime? Siis, nagu ma enne mõtlesin, et lihtsalt peetud põllu seadistamine on tehtud siiras, ei pea olema mingisugust tehniline inimene, kes seda teeb. Ehk siis see peakasutaja, kellele asutuses seda nii-öelda kasutama õpetajate või õpib või on õppinud juba, siis tema jaoks on kiire klikid ja kirjutamised ja nende lisamine siis mingisugune ekraanidele. Ehk see ei vaja tehnilist aiku, et neid hallata seda töövahendit, mis on tegelikult hea, sest et kui sul on peakasutajad, kes ei pea olema tehniliselt aiguga, kes oma või juhivad tööprotsesse, siis nemad on suutelised seda kõike tegema. Ehk siis tegelikult ongi, et ja sa saad seda on the fly teha, eks just sa saad lisada toimivale projektile, mida üks inimene täidab juba samal ajal, sa saad töö käigus lisada mingisuguse, ma ei tea, välja nimega, ma ei tea, tagasiside näiteks, et siis lisad, tõstad selle põhimõtteliselt sinna ekraanile ja see järgmine pilet, kes seda teeb, siis on see olnud ekraanil olemas. Et see käib kõik jooksvalt ja see on hästi kergeks tehtud meil töövahendis. Ja mis veel oluline oli, et see sisse ehitib iseteenusportaal. See on see, et me kasutasime Autoressi, seal oli
vana versioon kui ootel, sest et uues versioonis ma tõesti ei oska öelda, et võib-olla on tõesti heaks tehtud juba. Et see on lihtne teha, et see kasutaja saab panna eri tüüpi pöörduda, sa saab mingit infot lisada kasutajatele. Uues versioonis on tegelikult see Confluence'iga sidumine, ehk sa saad tegelikult inimene, enne kui ta üldse uue pöördumise teeb, ta saab kontrollida, et kas tal on see info, et ta saab äkki selle ise ära lahendada. Ehk siis tegelikult kogu see info kättesaadavus on tehtud hästi kergeks, et see Service Desk ja Confluence tegelikult hakkavad päris käsikäes käima ja ta versioon edasi tõenäoliselt seda paremini veel. Tekib sinna mingisugust automaatikat ja kergesti seadistavad inimesed vastased. Ehk siis tegelikult on töötavad hästi koos ja tõenäoliselt enamus inimestel, enamus firmad või asutused, kes soovivad sellist asja kasutada, siis nad saavad seda lihtsustada enda teed ka, et sul on, kui sa saad kasutajale anda info kätte, kus ta saab ise selle kuidagi ära lahendada või tal on see, mida ta peab tegema seda lahenduse saamiseks, see info on kätte saadav, siis see kogemab tõenäoliselt esimese taseme kasutaja tuge, siis protsentuaalselt ma ei oska öelda, aga ma usun, et see on töövõit ja tööaega kõvasti, mida ta võidab. Et see info kätte saamine ongi see, mis tegelikult ju lõppkasutaja eristab sinna kasutajaturge. Mis veel teine sõna, miks ma ka seda rõhutan, on modulaarne tarkvara. Ehk siis see ongi see, et ta kergesti seadistatab sul need lisasi, mis seal on, et see, ma ei tea, palju teist on vaadanud seda Jira Marketplace'i, et mitu sada või mitu tuhat neid erinevat pluginat on, ja see esimene mulje võib olla hästi kirju, et ei oska nagu kohe peale öelda, mis on vaja, et mis teil ongi, et mis meil selles aastaga väites ongi see, et meil oli hea partner, kellelt me seda infot saime, meil ise õppisime seda, me ise õppisime seda nii-öelda kasutama, ehk siis tegelikult meist said hea kasutaja, kes oskasid seda töövahendit ise hallata, ise seadistada, või siis selleni, et me teadsime juba funktsionaalsust, mis funktsionaalsust pakub, ja kui me teadsime, mis funktsionaalsust seal tegelikult sees ei ole, siis me oskasime seda otsima minna ja kui on olemas, siis nagu siin enne Robert ütles, tegelikult on siin hästi väike oht ka, et kui sa neid kasutad mingisuguseid pluginaid või kasutad, siis üks hea indikatsioon selleks on tegelikult Atlas ja Vertified, kus siis tegelikult Atlas on ise kinnitanud, et see on hea tootja ja et ta tagab seda, et ta Jira versiooni uuenedes või Service Deski siis, et see plugin uueneb kaasa. Et me oleme seda otsa sattunud, kus ei ole läinud kaasa siis nii-öelda plugin selle versiooniga ja siis tegelikult on see, et ei saa uuendada, sest et mingi oluline funktsionaalsus sellega läheb äkki vahe. Ehk siis see plugin mingisuguse funktsionaalsus näiteks, ma ei tea, teeb teil mingi automaatse arvutuse, nii kui muudu uuendate, siis teil ei ole enam võimalik seda nii-öelda kasutada, seda funktsionaalsust. Et tõsiselt tagantjärgi on mingi projektide asjad läheb kontakti ja mis iganes automaatikat te tegelikult siin ehitanud ja olete nii-öelda Jira põhifunktsionaalsest välja, siis see asi võib kõik äkki minna. Et see on oht. Aga samas on ka hea sellest, et tegelikult need lisafunktsionaalsused ja asju, mis on tarvis, on tegelikult on, ma arvan, et teil kõigil on mingisugust funktsionaalsust vaja lisada juurde, mis sealt otse teil töövahendist ei tule. Ma kohe räägin sellest ka täpsemalt, mis meil oli selleks vaja, mis me pidime võtma, et me nii-öelda seda teenust tagada. Aga enne kui ma seda sinna jõuan, siis miks see viimane otsustuskoht oligi see hind? Ehk siis tegelikult Jiral on oma litsents, Service Deski on oma litsents, see on agentide põhine litsentseerimine, vist enamus uutel nendel ITIL ja muudel tarkvara põhjadel on kõigil agendi põhine, et mõned veel üksikud võib-olla on mingisugused suure tükile tarkvara, aga enamus on läinud sellele agendipõhise lähemust, et tegelikult te saate selle oma tööprotsessi aru saades, te oskate öelda, palju teil neid litsentse vaja. Meil iseenesest on päris suur kogusse, meil on esimese tasemel ja teise tasemel lahendajaid kokku circa, ma arvan, pea 200. Ehk siis tähendab, meil tegelikult oli vaja 200 litsentsi. Aga meil on 10 000 lõppkasutajat, meil ei ole vaja 10 000 Service Deski litsentsi selleks, et kasutada siis seda funktsionaalsust, seda agendit kasutavad ainult. Lõppkasutajad on customerid ja need ei lähe kuidagi litsentsi alla, ehk siis tegelikult see info kättesaamine asjad ei ole kuidagi omavahel seotud, et töötab väga hästi. Aga läheme siis sinna, et mis meil juhtus selle projekti siis käigus, et mis meil oli vaja. Aga pidage meeles seda ka, et see, kus meil olime, et versioon 1, siis praegu on versioon 3, on olulisi muutusi. 3 minu peale ei ole veel hästi siiamaani tehtud teavitushaldust.
sellest hetkest esimene, kui meie kasutusse võtsime, on teavituste modimine. See on see teavitus, mida saab näiteks lõppkasutaja, kui te kirjutab teile näiteks IT-abisse ja ta saab vastuse näiteks automaatse kirja. Tahate seda kirja planki või siis malli muuta, siis te peate tundma Velocity koodi. Et see on üks totter asi, mis tegelikult mõni jääda lahendab väga kergesti. Ma räägin need asjad, mis meie kasutame. Aga see on see koht, kus tahate kirjutada, ma ei tea, tere, tänan tagaside eest, siis seda teha peate oskama programmeerimiskeelt. Et see on üks totter asi, mis Jira's on siiamaani mille peal. Maili händler, sel hetkel, kui meie kasutusele võtsime selle, siis maili händleri töökindluse tagamiseks pidime selle ise kirjutama põhimõtteliselt. Hetkel me kasutame enda kirjutatud maili händlerit, pluss siis Yetit. Yetist ma natuke täpsemast räägin ka, mis seda kõike teha teeb. Et maili händleri, me ei suutnud tagada maili händleri töökindlust, ehk siis me mingi hetk lihtsalt see tükk suri ära. Sellest ei olnud mingit indikatsiooni, millal ära sulevad, ei olnud kuidagi võimalik jälgida seda. Ehk siis tegelikult me ei suutnud tagada tegelikult teenust enam, kui info tuleb ja seda infot üdel. Ehk siis me selle olukorra lahendasime tegelikult kiirelt, kuna tegelikult oli see otsustamiskoht, et kas minna laivi või lükata see päris edasi, siis sai otsustatud, et me kasutame enda kirjutatud maili händlerit selle olukorra likvideerimiseks. Ja kasutame niisugust asja nagu Yeti, see on siis Jira email this issue tegelikult, mis on tegelikult hästi integreeritud ka service deskiga, võimekas maili händler, kus saab teavitusi teha, erinevaid postkaste seadistada, kõike sellist seadistamist tööd, kui ma pärast aegan, siis ma näitan teile ka seda. Ehk siis tegelikult see hõlgustab teie tehnilist tööd, teie siis haldamistööd, ehk siis kui te tahate mingisugust erinevat tagasisidet erinevate meilidele teha, siis seda saab kõike teha. Siis mis meil oli veel, et kui ma alusime, et meil tegelikult oli hästi vähe meeskonnaks kogemust, et mida see Jira kõike teha oskab. Ehk siis me ei teadnud seda kõikest funktsionaalsust ja mida me saame teha out of the box, mida meil on vaja juurde. Ehk siis tegelikult seda kogemust meil puudus ja me seda kogemust saada, siis me tegelikult koolitasime ennast ja siis selle, kui me saame selle koolituse tehtud, siis me saame ise sealt õppida, sest ma juba tean, kust mida otsida, et siis see õppimisprotsess ja õppimiskõver läheb tunduvalt paremaks. Et see on hästi oluline koht, et kes eriti neile firmadele või asutustele, kus ei ole Jirat üldse majas ja oskust ei ole, ehk siis soovitus, õppige enne, mida töövaheline võimalik teha, mis teil on vaja mõelda läbi ja siis te saate sellest aru, et kas seda saab kohe töövahendis endas seadistades, mis teil juurde sinna vaja on, saate mingisuguse kulukalkulatsiooni sinna juurde, et palju see kõik maksma läheb. Ja siis sisemine prioriteetisüsteem. Et kui ma toon teile üks elulise näite, et 112 näiteks on katki. See on see, et teie ei saa helistada hädaabisse. Nad informeerivad neid, et see asi on katki. Nüüd on sisseehitusel on, et ma valin mingisuguse 4 tasemet või 5 tasemet, palju see default oli, ma mäletagi. Ta valib käsitsi selle tähtsuse. 112 puhul on see võib-olla kerge, et issand, see on kõige tähtsam asi üldse. Siis mingisugustel oludel, kus sul on 123 teenust, sul on ulatusi erinevaid, sisu erinevaid, siis see käsitsi nagu meil vähemalt ei rahuldanud. Siis selle peale me tegelikult tellisime ka lahenduse. Ehk siis tegelikult meil on, see on hästi lihtne ja algeline lahendus tegelikult. Sa võtad teenuse, sa korrutad selle ulatusega ja sa saad seda tulemust pärast käsitsi muuta sellega, et ma ei tea, kasutad jugi, kes iganes seda vastuse võttud on, et helistab tähtsam isik, helistab siis mingi olulisuse märkuse juures, et see on vaja kohe lahendada. Ehk siis tegelikult saab seda muuta pärast käsitsi nii-öelda juurde. Aga selle esimese kalkulatsiooni, et sa saaksid aru, kui oluline see on, kasutajal saaks aru, kui oluline see on, siis meil on üks plugin selleks. See teeb siis automaatse arvutuse juurde selle prioriteedile. Üks asi veel, mis siin on, et selle hetkest, kui meil selle kasutusse võtmise, siis meil tegelikult asutus on muutunud totaalselt. Ehk siis meil on osakonnapõhisest asutusest läinud meeskonnapõhisest asutusse, kus nii-öelda see agiilne on põhirõhk, mis seda sammu vist teevad enamus asutused siin.
kaasas käia, mis siis ongi, et tegelikult lihtsalt võitleb õlu, et seda kõike lihtne töövahemisse ümber teha, ei nõudnud mingi kuudepikkuseid töid, ei nõudnud mingisuguseid hulle seadistusi või tellimise arendussoove, ehk ei pidanud midagi ümber programmeerima, vaid see lihtsasti seadistab ümber tehtav, see töövahem käib nii-öelda kaasas sinu asutusega, mis siis ongi lihtsusest võitleb õlu. Ma näitan teile piletivaadet, ehk siis see on see keskkond. Kui Jirat tunnete, ma arvan, et taha vist on seda väga halb näha, et kui ma päris keskkonnas jõuan näidata, siis saab paremini aru, et piletivaade on lihtne. Kui Jirat keegi üldsegi kuskil näinud, siis tunnete kohe seda ära. Ehk siis käivad default nupud, siin on tegevuse nupud, käivad kõik siin üleval, paremas ääres on sul see informatsioon, kus siis see on, mis siin informatsioon automaatselt tuleb. Ja siis keskel on siis põhipileti informatsioon. Ehk siis kui sul on see, kus ma rääkisin, see automaatselt prioriteedise arvutamine toimub siin. Siin on mingi teibelit, kui sa kasutad mingisugust otsingute lihtsustamiseks. Sul on teenus, need on siis, ma räägin kohe, mis see teenustega täpselt on, see tegelikult ka meil plugin. Et kui me Service-Deski kasutusele võtsime, siis teenuste portfelli kui sellist tegelikult meil ei olnud otseselt selles samas töövahendis. Meil oli SharePointis mingisugune Exceli tabel põhimõtteliselt, kus siis peeti arvestust, teenushaldurid, tegevused, tööklassid, kõik, mis vajalik oli nii-öelda. Siis kuskil circa, ma arvan, kuskil pool aastat tagasi, me teeme teenuste portfelli üle Jirasse. Ehk siis tegelikult teenuste portfell on meil Jiras tiketite kogu. Et see on seal ühele teenuse vastab üks tiket, kus siis tiketi sees on kogu teenuse informatsioon. Meeskonna-info, lepingud, kogu teenuse portfell on toodud Jirasse. Me ehitasime sinna selle. Nüüd see teenus, ehk see koostumväli, mis siin on tegelikult, on päring teise projekti, mis ta kuvab siis teatud tingimustel mingeid asju. Pluss ta teeb, kui ma valin seda teenuse, ta tekitab lingi. Ehk siis siin on üks teine Jira kasulik asi. Kui asjad on omavahel seotud, siis need päringud, need arvutused, mis on vaja teha, need on kõik siit samast töövahendis kätte saada. Et sa ei pea tegema mingit totreid Exceleid, sa ei pea mingisugust, et ma ei tea, asutuse juht tuleb ütleb sulle, mul on vaja nüüd selle teenusega seotud intsidente viimase kuu jooksul. Ma saan selle mitte, ma ei pea seda välja võtta tekstis kuskil pitsima ja sealt hakkama seda mingit limitatsiooniga siis veel välja võtma siis need, mis ei ole vaja, siis ma saan siin lihtsalt J-Call päringuga mingi seotud issudega selle asja kätte. Ehk siis tegelikult selle päringu keelega, mis siin tegelikult see J-Call ehk siis sarnane SQL-iga, kui ei oska basic, siis sellega tegelikult saab kogu selle Jira sisu kätte. Ehk kui seal on ehitatud süsteem, kus on kõik tööprotsessid, IT-protsessid, kõik asjad on ühte kohta, siis kui need on omavahel seotud, siis info on täiesti kätte saada ja ei ole vaja selleks teha muud kui päridest. Ja seda, kui te natuke Jirat tunnete, siis tegelikult mingid visuaalsed pildid, ehk siis tegelikult need töölauad, kuhu te saate seda päringut ka siis visuaalselt kuvada, siis saate ehitada valmis selle töölaua, kus asutusjuht ei pea küsima, et seda iga kuu aruannet, vaid asutusjuht läheb iga kuu vaatab seda aruannet siis töövahendist otsa. Ehk siis tegelikult see, kui ütleme neid võrdlusena, siis mis meil oli, on see, et OTRS-i see käsitöö, mis meil tuli teha, võrreldes siis selle Jira käsitööga. Lihtsalt kõik tulnud. Aga mis siis ongi, et see tegelikult see teenuse väli, et see taga sees on põhimõtteliselt koostumväli, kus on annatune projekt nimega teenuse kataloog, teenuse portfell, imiteerime aktiivsed teenused, siis tegelikult teenustel on mitmeid eristaatuseid, ma ei tea, projekteerimisel kuni suletud teenusteni välja, siis tegelikult see on kasutatud või kasutada suletud teenused üldjuhul. Siis sa saad ära limiteerida selle filtriga ja sa saad, siis ongi selle veel tingimus on see, kui ma valin selle nii-öelda praegu siin hästi defineerimata, ehk siis tegelikult ta tekitab ühe lingi juurde defineeritud teenusega.
Ja siis, kui ma tahaksin näiteks saada kõiki defineerimata teenusega intsidente, ma saan linked issue põhimõtteliselt otsingut kasutada. Hästi lihtne tegelikult. Tundub keeruline, aga tegelikult on hästi lihtne. Ühe korra ära teed, siis teist kord oskad seda pimesi teha. Ja siin, mis meil tegelikult tuli ette, on see, et kui me OTRS-ist ehk siis tööprotsessi hakkasime üle tooma, ma teadsin, et ta ei vasta sellele, ma hakkasime seda piloodikäigus tegema, siis tegelikult tegime seda tänu kasutajate enda tagasisidele piloodikäigus ümber, tegime selle lihtsamaks. Inimesel on kombeks üle mõelda, siis jõuame sinna ikka, et see inimene, kes seda tegelikult tööd teeb, siis tema oskab seda kõige paremini, seda töö tegija, töö rolli täitja, kes iganes see on. Kui tema jõuab selle käigus reaalselt tööd teha, saate asendamata tagasitegust ja siis oskate oma tööprotsessi täiendada ja ka siis töövahendi nii lihtsaks teha või kergeks teha, et iga loll oskab teha seda. Ehk siis tegelikult see ongi lihtsus peitub jälle võlu. Ma näitan teile ühte töölauda, mida mina iga päev kasutan tegelikult. Ehk siis tegelikult mina kui intsidendi allsulle Siseministeeriumis ja Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskuses minul jookseb siis teatud info kogu aeg töölauale. Et ma siin, miks ma selles on see, et tegelikult see mingi filtri väga taust on mulle tuvatud siis visuaalselt. Ehk siis tegelikult see, enamustel ei ole see mingi kasu, kui ma annan selle mingi filtri ja mulle tuleb see pikk mingisugune rodu, mingi pileteid, asju, mingit informatsiooni ette. Aga kui ma saan selle informatsiooni ümber töödelda kohe töövahendis mingisugusesse kujule, et anna mulle, ma ei tea, 2 nädala viimased, mille ulatus on mingi teatud ühest inimesest rohkem, ma saan selle kohe töölauale endale ette, visuaalselt kogu aeg jooksma, siis käsitööd on hulk väheneda. Ja mul on kogu aeg pilt reaalne elu on nagu ilma lisa mingi sammuta on mul kogu aeg tegelikult ees. Ja mis see service'des tegelikult selle kõik annab, see on muidugi tavad siirast olemas töölauad ja need asjad, aga service'des siis on endal sisse ehitatud raportide mingisugune keerukne süsteem. Ehk siis seal ma saan lahendusaegu mõõta keskmiste arvutuste alusel ja see üks viga on, et seda ei saa, seda service'des enda raportit ma ei saa siia dashboardile kuidagi tuvada, et see on eraldi peal minema siit ülevalt selle valikust nii-öelda seda vaatama. Ma pärast näitan ka. See on see ainuke keerukus. Ja kuna me oleme näinud seda teed, et me lingime kõik omavahel seotud asjad ära, ehk siis ma toon teile näite. Kasutaja helistab, ütleb, et see asi on katki. Kasutaja registreerib intsidendipileti. Kasutaja ei suuda seda intsidenti lahendada otseselt, suudab seda teisele tasandile. See on pileti sees käiv asi. Nüüd, kui mul see teine tase üritab seda intsidenti lahendada, leiab ainult, et ma ei tea, mis sellisega on, et ma teen ajutus lahendused, teeb serveri stardi. Asi on korras, intsident on lahendatud. Nüüd, meil on vaja selgeks saada, mis juhtus tegelikult, et kas ma hakkan nüüd iga aastas teenustega startima, tekib probleemipilet. Ehk siis tegelikult on lingitud probleemipilet. See link on omavahel olemas, mul on vaja pärida seda lihtne, kus tegelikult on plugined, mis tekitavad visuaalse pildi teile kogu siis puust, mis siis on. Ehk siis tegelikult, kui ma võtan lahti arvutitööga teenuse pileti, kui on lingitud sinna 100 000 piletit juurde, siis mul tekib sellest puu. Ja sellele igale 100 000 piletile on lingitud veel omakorda mingid asjad juurde, siis tekib tegelikult teil visuaalne pilt sellest kogu sellest elust, mis see pilet ja tööd ja asjad omavahel teevad. Kui teil on arendus ka siin olemas, siis tegelikult sellest saate kõik, asutus saab põhimõtteliselt kogu oma tööprotsessist visuaalse pildi. Ehk siis te ei pea seda enam kirjeldama, vaid te saate näidata seda. Tegelikult need on päris mitu ruuginet. See, et kui meie kasutusele võtleme, oli link kajakida. Et see tekitas siis selle visuaalse pildi sellest kogu sellest infost. Et see on oma töö ja muude analüüsiks väga hea vahend. Annab väga suurem paindlikkuse sulle leida siis töödes või töökorralduses mingisuguseid vigu ja näha, kuidas asutus üldse toimib tegelikult. Ja kas toimib üldse. Kui on need asjad siin töövahendis olemas, siis see on võimalik kõike teha. Ehk siis lihtsus võitleb võlu. Siin on üks lihtne tööloom, mis ma tegin partnerasutusele. See tähendab seda, et see informatsioon, mis ma kõik kokku tänu selle agendipõhilisele litsentseerimisele, siis agendid on need, kes logivad sinna sisse ja siis teevad selle piletiga tööd.
kui seda õigust oli antud, eks alus selle software'i litsents on, siis nemad saavad seda piletit näha, aga nad ei saa sellega teha neid agenditöid, ehk siis mingid töösse võtmised, edasi suunamised, piletil mingisugused meilisaatmised, mis iganes, need on kõik agendi tegevused, eks. Aga kui seda ei ole vaja, on lihtsalt vaja selle tehtud töö kuvada siis mingisuguses piiratud formaadis mingisugusele kindla isikute või isikute kogumisele, siis see on seotud otseselt Active Directory'ga. Kui sul on Active Directory'is kogu see info olemas, siis saate selle kõik suunata siis õigesse auki nii-öelda. Ehk siis teisele asutusele mingisuguse vaate kuvamine, teisele info kuvamine, siin on näiteks otsa võttes lihtsalt piletite kogumise info, kus siis mingisugused olulised sündmused viimase nädala jooksul või kuskil on tulnud. Tal on selle asemel, et ta mult iga nädal näiteks küsib, et tal on seda infot vaja, siis ma annan talle keskkonna kätte, kus kohta saab seda töövõit. Aga mis siis tegelikult tahtsingi jõuda sinna, kus kohast meie hakkasime pihta? Ehk siis tegelikult eile sai meie sigaservist täpselt aastaks. Oleme nüüd palju õppinud, palju oskusi avaldanud ja tegelikult on sama palju oskusi tegelikult avaldanud juurde siis töökoht ise. Ehk siis kui te vaatate neid punkte või siis versiooni uuendusi, siis iga nendega on juurde olnud mingi väga oluline funktsionaalsus. Esmane versioon, mis oli kõigepealt litsentsi, litsents, me rääkisime tarkvat lõigemist ja lingivõime, siis see muutus 2.0, kus siis see funktsionaalsus, mis juurde tuli Google-Pixelist kuni vist selle raportite osa tuli normaalne juurde, siis tuli see nii-öelda request statistikat, see tähendab seda, et kui pöördujaid on ühel asjal rohkem kui üks inimene näiteks, siis servisteks, kes sa ei ole sunnitud tegema sellest eraldi piletit, kui sa tahad, et see inimene saaks tagasiside, siis saad lisada sellist ühe isiku juurde. Või siis, kui on tõesti, et meil oli sama olukord, kus robotid, et neil on mingi teine plugin-kasutus, Merge, mingisugune nime täpselt ei vaeta, siis kui piletit taga omavahel ühendada, et meie tellisime lihtsalt lahenduse, tegelikult me kasutasime ära linkimist. Kui sa panid linkisid ära mingi teatud lingiga tüübiga pileti, siis ta muutus staatust ja pärimitest seda enam näha ei ole. Ja sellega ma lihtsalt ekskluusisime välja, sest mis ei ole vaja seal infos olla. Ehk siis tegelikult näite, meil on üks asi läheb katki, 50 inimest helistab selle asja puhul, see ei ole, et 50 asja on katki, vaid ikka on üks asi katki, siis meil on üks peapilet ja seotud 49 siis niisugust alapiletit. Ja sellega sa saad nii-öelda, kui sa peapileti kinni panid, siis alapiletit, et see kõikidesse jõudis nii-öelda siis see peapileti info. Ehk siis sa valisid mingi tõppkasutaja, koodi, mis iganes see lahendus käib, see kõik kopeeriti seda piletisse. Aga see pilet ise oli eri staatuses ja üheski filmis seda otseselt välja ei paista. Ehk siis tegelikult, kui ma võtan tahan näiteks selle päeva intsidenti koguda, ei anna mulle 50 tükki, vaid anna mulle ühe intsidenti selle teenusega. Siis 2/4 tuleb automation, see tähendab seda, et visuaalne programmeerimine põhimõtteliselt. If this tuleb, et ühesõnaga see on niisugune, selle asemel, et ta mingisugust asja peate tellima või programmeerima ei saa hakkama, siis te saate visuaalselt selle tegevuse jaha automatiseerida. Ehk siis, kui pilet muutub sellesse staatusesse, mine saada teavitust sellele adminile näiteks. See on niisugune hästi lihtne võimalus, mis saab teha. Ehk selle tegevusega te lihtsustate kogu kasutada, kogu teise taseme, mis iganes enda protsessi tööd. Et teeb seda automaatselt teie eest. Et mingi tingimusele vastab mingi asi, tee seda. Vastab selle tingimusele, tee seda. Ja nii lihtne see on. Ja siis nüüd 3.0-st, et siin oskab mul kaurääki kaasa rääkida, mis tegelikult meie asutus ei ole sinna veel uuendanud. Ehk miks me seda teinud ei ole, et meil on olulisi ennem väga oluline, et me jõuame seda testida kõiki nende pluginetega ja asjadega, mis meil on, et need kaasa aidata selle asjale. Meil on vaja natukene testida, et me sellisele jõuame. Plus siis tegelikult see litsentseerimismudel muutus, tähendab, et uus litsents tuleb võtta, siis me ootame selle nii-öelda, kui see vana litsents otsa saab, kui me siis selle uuenduseni jõuame. Nii, aga
Aitäh kõigepealt minu poolt. Kui teil otse palju küsimusi, enne kui ma näitan teile live demo võib-olla, siis ma vastaks mõnele küsimusele ja siis vaatame laivi mul aega. Üks hästi lihtne küsimus, et see litsentsi poliitika kohta see 30 kuulid, kes kuulid, et põhimõtted ja samas. Ma äkki selles osas siis räägikski, et ma hakkan pihta natuke kaugemalt. Ma olen Kaur, treenid läbi siis Atlassiani konsultant. Et kui me 2013 seda asja esimest korda vaatasime Kaupoga, siis võttis nagu kukalt rääksime, et sul on vaja kogu SMIT-i haldusala katta 10 000 kasutajat, kriitiline süsteem. Siis ma tänaks siit kohalt Kaupot, et ta usaldas meid ja me hakkasime üldse seda tegema. Sest mida me õppisime nagu selle käigus mõlemad ilmselt on see, et ettevalmistusele tasub siin panustada, et kui me oleks seda aastat sinna testkeskkonna peale kulutanud, siis me oleks praegu kuskil, ma ei tea, teeks midagi muud, ei tahaks siirast kuulda. Et ühesõnaga jah, et edaseks näpu näiteks, et kindlasti kulutage see väike aeg sinna vastavalt projekti tähtsusele suurusele kulutage analüüsile või testimisele enne, kui te lähete selle kuhugi. Et just see arhitektuuri pool tasub läbi mõelda, et siin me nägime SMIT-i arhitektidega kõvasti vaeva enne, et me selle loogika sinna seina peale suutsime üldse ära kirjeldada, mida me vaja on, sest see oli päris mahukas. Sama service portfolio, mis on tegelikult kogu selle ülejäänud loogika nagu üks väga suur mõjuta. Siis on seal CNP taustal veel, siis ilmselt ka mingisugune planeerimise osas nende vist software'i poole rohkem. Tegelikult meil on sinna sisse juba tehtud erinevaid nende tööprotsessi või kuidas siis töö lihtsustamiseks on erinevaid asju. Need ei pea olema mingi IT-protsessid, need peavad olema mingi personalitegevused kuni mingi raportite esitamine. See on tegelikult me kasutame seda Jirat, seda põhifunktsionaalsust ja seda servistest osa päris palju ära. Et tegelikult lihtsustada viigi oma meid tööd. Mis me õppisime neile, et Jira sisemine tegelikult funktsionaalsus, et kui ta peaks seda kasutada niimoodi, nagu nad on mõeldud seda kasutada, siis me jookseks ummikusse, et me kohe loobusime sellest, läksime nende seoste ja nagu asjade sidumise peale niimoodi, nagu meil vaja on. Et Jira projektist enam ammu ei ole saanud projekt, vaid ta on tegelikult piletite kogum, et seda tulekski vaadata niimoodi, et iga projekt on piletite kogum. Ma saan sealt need piletid sinna sisse ja ma saan seda JQL-iga välja, siis mida ma selle loogikaga teha saan. Kui nagu niimoodi läheneda, siis võimalik seal üsna hullu asju teha. Ja siis litsenseerimist, ma ei räägi, pane kohe selle slaidile, ma räägin need punktid üle. Et me alustasimegi siis seda piloteerimist 1.0-st, mis oli siis üsnagi selline alasti toode, kus oli ainult kliendiportaal ja SLA keeles, et teda muust Jirast väga eristada ei olnudki puhul viisil. Kuhu me siis hakkasime vaikselt kandma kõike seda funktsionaalsust, mis siis umbes poole aasta pärast tuli sinna, et vaikselt alustasime piletite märgemisest, et kui tõesti on sul mingisugune sana ühesugust piletit, et sa ei taha neid kõik close'id ükshaaval, et sa tahad panna pankiga kinni või siis niimoodi, et ta jääks veel seotuks peapiletiga. Et siis loomulikult tuli sel ajal ka osta igale lõppkasutajale litsents, mis oli tore müüja vaatest, aga mitte nii tore tarbija vaatest. Et sellest nad said õnneks üle seal 2.5 juba läks üle. Ja tänaseks olemegi jõudnud sinna, kus meilihändler on enam-vähem söödav. Ta küll ei tuvasta ikkagi normaalselt Gmaili näiteks, et ta võtab selle suure portsu, kui sul on seal mingi meilivahetus all, viskab kõik selle näiteks kommentaari, kui sa tahad. Ainult viimast, siis sa pead parsima välja, et seal ikkagi mingi oma vahendiga. Et me kirjutasime siin SMIT-ile koostöös Ignite'iga, ma ei tea, kas Juuri on siin Ignite'ist. Okei, võib-olla jõuab hiljem saate küsida selle kohta, et me räägime kurja vaeva, et parsida ära kõik need erinevad paarkümmend meili-klienti koos pilveteenuste klientidega. Nüüd tegelikult kõik see sisu tuleb seal üsna erinevalt vormis. Ja see suurim ei kohanud ka, nüüd äkki see tuli saab. Siis, mis veel suur pingutus oli, nüüd oligi esialgu pidime selle prioriteedi kuidagi lahendama, et seal oli vaja korrutada mõju korda ulatusele prioriteet.
see tähendas, et seal tuleb veel mingeid asju arvesse võtta, et meil oli mingi suur tabel, millest ma alguses isegi aru ei saanud, sest ei mahtu mulle ekraanile, ma ei näinud nagu lõppu, aga algust ühest kohast tuli nagu sisse siis see pakilisus, siis tuli mõju ja siis sa pidid sealt kuidagi arvutama välja, siis me tegime ilusasti ta kas roheliseks punaseks pärisime JavaScriptiga, et see Schmidtile väga meeldis. Eriti nendele operaatoritele, kes pidavad seal, ma ei tea, paarkümmend tükki minutis vastu võtma. Siis edasi, suur jama oligi selle meili handleri pluss välja minevate teavitustega. Kui me seda email'is issue'd ei oleks kasutanud, siis vaene see haldur, kes oleks meil Velocity pidanud muutma seal. See kahjuks on siiamaani niimoodi, et Velocity keelt peab tundma, kui tahta neid template'e modida. Ja 3.0-ga, mis on siis veel head tulnud, põhiliselt muutusteks on litsenseerimine, et tegelikult juba 2.5, et ei pea ostma igale lõppkasutada litsentsi, saada agendi kaupa osta. Ja kui sul on samas instantsis näiteks Jira Software või Jira Core litsents, siis pluginate haldamine käib kõige kõrgema kas software'i või servicest Gitieri kaudu. Seda peaks nagu meeles pidama, et siin on olnud mõned kundad, kes on ostnud näiteks servicest ka limited'i ja siis avastanud, oi, aga meil pluginad ju ei tööta, sest need on meil 500 kasutajale litsenseeritud. Siis oleks mõistlik sel juhul teha selline käik, et kas osta teine instants Core'iga, panna need pluginad seal tööle ja omavahel kuidagi linkida või siis peate upgrade'ima kõik pluginad unlimited tasemele. See väike konks on veel siiamaani see. Pluss siis ütleme, mis seal uue services on kõik see raporteerimise osa, et miks ikkagi oleks vaja üldse tava Jira asendada serviceski on ikkagi see, et kui te tuleb neid pileteid sinna 10 000 kokku, te tahate saada mingi mõistlikul kujul raporteid, siis te tahate serviceski, mis te ju välja kasutada. Lihtsalt see tava Jiraga enam ei ela peal. Ja ei tea, äkki siis kuuleme küsimus. Kui vastan teise küsima, ma vastan uuesti, et ma ei saanud aru, kas see sai vastuse, aga litsenseerimise mudel on agendipõhine, sul on ikka vaja aluspõhja litsentsi Jirale endale, et see on tavakasutada litsents. Agendipõhine litsents serviceski tuleb juurde. Nii, kuuled? Tere! Mina olen Riigast ja minul on paar küsimust. Kõigepealt üks küsimus on see, et teil on kindlasti palju tiketeid või pileteid sisse telefonid. Kuidas te teete vahet nendel telefonidel tulnud tiketitel ja portaali või siis e-maili? See on hästi lihtne tegelikult. Saate panna tingimuse juurde piletile, mis tuleb e-mailiga näiteks sisse. Saate panna tingimuse juurde, mis tuleb ise teenistusest sisse. Ja nüüd, kui seda tingimust ei ole, siis see on telefoni kõrval. Ehk siis te panete piletile juurde mingisuguse väärtuse. On see label, on see eriväli mingisugune, meil on kasutusel näiteks, et portaalist tuleb, iseennist portaalist tuleb, saab juurdeväärtus portaal, tuleb e-mailiga, saab juurdeväärtus e-mail ja kui seda ei ole, siis see telefon tuleb. Saan eristada kõiki neid kanaleid. Täna. Ja teine küsimus, et kuidas näeb teie lõppkasutaja portaali välja? Kas see on eesti ja inglise keele? Seda saab paremini teha, kui on siis toode ise, sest meil jah, see agendipõhine vaade on, meil on eestikeelsed välja, meil on süsteemsed ingliskeelsed välja, ta saab valida eestikeelse välja, aga siin on see viga, kui te panete eestikeelse süsteemi ülesse, siis basic päringud ei tööta. Sellepärast, et see encoding, mida see kasutab kõhus, läheb konflikti selle encodinguga, mis on serverist ja ta annab peateatajast seda peale. Kui tahate basic otsingut kasutada Jiras, siis tuleb ingliskeelset seda keelt kasutada. Aga lõppkasutaja solution on siis eesti. See on osad asjad jah, aga on olemas väike tugi, mis on asja enda poolt, mis sa saad on the file tõlkida in translation, saad on the file tõlkida kõik väljad, mis Jiras on. Ta ei kasuta, servicedest kasutab seda kõiki faili, mis asub kuskil Austraalias, siis saab asja selle juures, kes vabatahtlikult tõlkima käib, siis seda tõlgib. Kui sa selle tõmbad, siis ta saabki see kooliku ingliskeelse süsteemi. Kui on endal huvi ja tahe, siis saab seda tõlkida ise ja kui siis läheb tõlgid selle lehele, siis saavad kõik seda.
aga ta on jah, ta on selles mõttes, kui sul vaatad seda ise teed portaalis, siis seal on osad asjad on inglise keeles. Ta on peamiselt süsteemis asjad. Siin on saalis mõne RIA esindaja. Ma olen näinud RIA veel hästi tõlgitud süsteem, äkki nad on nüüd nõus seda jagama. Eesti keel vähemalt ei ole. Ma näen, et RIA väga on siis istupäev. Üks küsimus siit. Jah, tervist olen Karri Rikist. Mul oli küsimus nende pluginate kohta, et te olete seal nüüd omajagu neid custom plugineid teinud. Et kuidas Jira uuendamine see mõjutab ja seni ka mõjutanud on? Teil on oma nagu hea arendaja ootamas ja palju vist vaja parandama. Ta on nii ja naa, selles suhtes, kui meil on need enda teedid pluginad, need on kerge selles suhtes, see on kaasa aidates on sulle enda nii-öelda meeskonnaga siis arendaja teha, et see on lihtne. Aga need pluginad, mis on otse marketplace'ist tulnud, siis jah, seda ma olen ise ka takerdunud. Osad pluginad kui sul on järgmine päev tuleb sulle Jira versioon, siis see plugin tõenäoliselt ei jõua nii kiiresti järgi. Ehk siis sa pead arvestama sellega, et mida rohkem sa erinevad pluginad kasutad, siis suurem tõenäoliselt on, et sa ei saa kohe uuendada, sul tekib viiliseid ja kui sa oled kasutanud mingisugused tasutud pluginid, kes on mingisuguse lihtsalt tavalisi ilma tootuse toetud firma poolt midagi tehtud on, siis tegelikult olete selles olukorras, kus peate mõni võib-olla otsustama, kas selle plugin on vaja või ma asendus või midagi muud. Siis tegelikult on meil ka olnud jah, selles suhtes oma õppimiskohti, kus ma olen kasutanud. Üks nendest oli LDAP-i eriväljade info kuvamine töövahendisse. Ja siis tegelikult LDAP siis Active Directory ehk siis inimeste info, telefoninumbrid, aadressid, siis kõik see info tegelikult on meil Active Directory's olemas. Tahaks seda Jirasse saada, default ta võtab teatud väljad. Selle plugin abil saime kõik väljad sisse sinna, aga selle uuendamine, kuigi isegi on nad klassina tehtud väljad, on võtnud aega. Ta on praegu ilusti järgi jõudnud, aga see ei ole nagu nädal-2, et see võiks kuid. Aga vahest äkki liiguks praegu demo juurde, sest et meil on, kui me oleme ajaga ja sõitnud sisse kohvipausi, et saab pärast küsida rahulikult edasi. Ma teen kiire demo. Jah, see on nagu reaalselt asjaga. Ma näitan reaalselt jõudist. Ma ei tea, kas on näha. Ühesõnaga, ma teen teiega läbi ühe sammu, et kui tuleb tegelikult telefonikõne põhimõtteliselt sisse kasutatukke, et mis selle piletiga juhtub. Ja ma näitan seda päris live-keskkonnas ja seda ma teen meelega, sest et siit saab kõige parema pileti, nii-öelda kõige värskemale või elus pileti nii-öelda. Ehk siis siit valitakse siis piletitüüp, ehk millega tegemist on. Ehk siis see info, mis tuleb, midagi on katki, midagi tellitakse, midagi ei meeldi, mis iganes vajadus teil on, siis sinna saate kirjeldada siis piletitüübi. Iga piletitüübi taga on tegelikult saate panna, kui ei pea, kui ei taha, aga pange, aga iga piletitüübi tahab panna oma eraldi tööpool. Ehk siis mis sellega piletiga juhtub, mis sammud ta peab tegema läbi, mis on. See on siis pealkiri, nagu näete, siis on pool ingliskeelne, pool eestikeelne, nagu siin enne nagu mainiti. Ehk siis nüüd on see, et siin on see teenuseväli, see on see koostumväli, ehk siis kuvab tegelikult meie kogu selle aktiivsete teenuste portfelli. See on siis ulatus, ehk mis mõjuga see pilet on nii-öelda sisu poolest. On mõjutatud üks inimene, on mõjutatud kõik haldusala. Teeme siis teise teenuse näitab võib-olla paremini. Ehk siin on nüüd see koht, siin on see reporter. Kuna ma telefoni ei tee või siis võtsin selle ise kreitimine, siis default on reporter, on see, kes selle loob ehk agent. Aga siin on see, kes siis helistanud on see koht tegelikult. Et siin, kui see on Active Directory ühendatud, ta pakub kõik, kes seal on, siis selle päringu sisse võetud. Ja selle päringuga tegelikult saate sisse ka siis need grupid, mis te loonud olete sinna. Ehk siis tegelikult need filtrid ja pärast saate jagada kõik selle grupi põhiselt. Ehk siis tegelikult, kui te olete süsteemselt selle läbi mõelnud, saate lihtsustada seda haldust ja seda tegevust siin tööpandis päris lihtsalt.
Nii, aga ma võtan ennast ise lahendajaks. Siin on raabide ees on eriväli, see on lihtsalt, kus on, kui meil tuleb siia kunagi sisse CMDB, kes teab, mis CMDB on, siis on see, kus kogutakse kogu riistvara siis andmestik või siis see on kõik tarkvara, kõik muud asjad ka, siis on kõik CI, siis need konfiguratsiooni elementide mingisugune baas. Kui see tuleb meile, siis see on seostav, et inimesega saad siduda mingisugune konfiguratsioonibaasi, ehk siis sa saad teada, mis asjad, mis arvutid asjad on, mis iganes ta võib katki olla. Et kogu see seos asi on olemas. Lisakasutaja teavituseks on siia saab panna lisakasutaja, kes saab selle info ja võid ka lisada grupi. Subjektiivne prioriteet on hetkel nähtav meelega, tegelikult kohe ei ole seda nähtav, et muidu ta teeb selle arvutusi siin, ma meelega praegu panen. Ja need tekkepõhjused ja security grupid, need on tegelikult, mis on, peaks tulema eraldi väljas, aga see on praegu lihtsalt meelega nähtavalt tehtud. Nii, teen piletiga. Nii, avaneb see piletivaade, mis siin oli, et ehk kui te nüüd näete siin, on see SLA mõõtmise osa on siin kohe visuaalselt nähtav. Ehk tegelikult hakkas tiksuma mõlemad asjad. Reageerimine jääb seisma siis, kui meil on mingi teatud sammu või teatud staatusse jõuab pilet. Ja lahendamine saab seisma siis, kui on pilet lahendatud. Pileti tüüp, prioriteedi arvutas ta nüüd automaatselt, ehk siis korrutas selle teenuse, mis ma valisin, korrutas selle ulatusega, kuna ma ise seda ei muutnud, ehk ei mõjutanud seda prioriteedi arvutamist, siis ta tegi mul selle automaatselt ette, ehk nüüd kasutatud arvab, et see info alusel, et tegemist on kriitilise intsidendiga. Ehk hästi oluline sündmus, et peab kohe midagi tegema. Et see on, mida ta tegema peab, on tegelikult tööprotsessis ära kirjeldatud, mis need sammud on, aga ma ei hakka siin nii lähedalt teile rääkima. Et kasutatugi võtab selle nüüd töösse. Ehk siis ühesõnaga kontrollib ära, kas pöörde on õige, lahendaja on õige, teenus on õige, ulatus on õige, summari, ja saab panna mingi sisemise või välise kommentaari. Ehk väline kommentaar on see, et kui nüüd tahad midagi kirjutades pöörde, saab ka selle info. Ehk siis ta ei pea eraldi mingit meili saama või midagi tegema, et töö vahetab seda ise. Nii, klikkan võtab töösse. Staatusmuutus, ma näitan hästi kiiresti teile ära. Mis on see töövoog siis, mida me tarbime kasutada toes intsidendi lahendamisel. Tuleb pilet sisse, on reageerimata staatuses, läheb esimesse tasemesse lahendamisse, kui esimene tase lahendada seda ei suuda, ehk siis suletuks määrata, läheb teisele tasemele, kus siis teine tase ütleb, kas ta saab seda lahendada, kas see info on olemas, kui ei saa lükkub tagasi, kui on, võtab vastu töö lahendada. Hästi kiirelt lihtsalt. Iga nende staatuse juures nupuvajutusele tegelikult seda taha taustale panna mingit automaatikat, nagu kui Robert siin rääkis, et tegelikult see mingisuguse, klikkan nupule, saada email selle inimesele. Mingi automaatika sa saad selle nupuvajutuse taha ka iga töö sammu juurde panna. Võtame siis nii, et ma kasutada seda lahendada ei saanud, aga küll ma tahan panna, et see prioriteet oli õige. Tegelikult on madal. Muutus automaatselt see staatus, visuaalne märge, et see tegelikult meil on tehtud ka siis visuaalselt vaataks see olulisus märgitud, et kui midagi väga katki on, siis on punane, kui on okei ja vähem siis on roheline, ehk siis tavamärane. Nüüd kasutada, kui seda lahendada ei saa, kui te panite tähele, siis SLA ees seisma reageerimise juures. See on nüüd see mõõtmine, mis siis kasutatugi efektiivsus mõõdetakse, et sellele sündmusele reageeritakse teatud etena. Nii, et kasutatugi ei saanud lahendada. Nüüd on assigni, ehk siis kasutatugi määrab teise lahendaja. Siin on 2 võimalust. Kas seda tehakse nimeliselt, kui on oluline sündmus, siis kasutatugi peab kohustuslikult määrama nimeliselt lahendaja. Kui ei tea seda, siis on meil meeskonnad sisse tehtud kasutajana sisse agendina. Ehk siis tegelikult näiteks võtame mingi, ma ei tea, inframeeskonnad on kõigil tõenäoliselt mingi määral olemas. On niisugune meeskond nimega inframeeskond, mille tagataustal on tehtud user, infomeeskond ja on sisse pandud siis üld-emaili aadress neile. Ehk siis kui ma panen midagi sinna nimele, siis saavad kõik, kes seal listis on selle teavituse, midagi neile pandud. Aga siin ma teen, et ma panen endale nii-öelda, et ma olen ka teise taseme lahendaja. See on siis lisalitsents meeskond? Põhimõtteliselt jah. Aga kuna meil oli see ette planeeritud ja meil see vaba ruumi oli nii palju, sest et me ei saa võtta niimoodi, et 1-2 suurendame, pidime kas oli 100 või 200, siis
meil oli seda mängimisruumi. Siin on sellele väljale on pandud, et kommentaar on kohustuslik, ehk kasutatud ja eskaleerib teisele tasemele. Peab kirjutama juurde ja seda, kui palju väljas kirjutada juurde vaja on, seda saab tegelikult seadistada, et sa võid panna ühe tähe kohustuslikuks, võid panna 100 tähte. Ehk nüüd on tegelikult teisel tasemel. Nüüd on teine taseme on see koht, kas ma olen selle info kõik sätte saada, kas info on okei, kas ma saan lahendama asuda või saa, lükkab tagasi. See lükkab tagasi tähendab seda, et sammuna läheb tagasi otse tase 1 lahendamisse. Ehk siis ta teeb selle, et ta ise muudab selle staatuse ära. Ehk siis tagataustal on selline väike tegevus juures. Aga kui ma nüüd võtan lahendamisse selle, aktsepteerin selle, siis läks ta staatus muutus. Iga selle staatuse tegelikult sammu sa saad ajaloost mõõta ja kui sa tahad, sa saad pärida seda ja sa saad mõõta, mis paljude staatus on, mis iganes vaja. Et nüüd on see info siin olemas kõik, et mis siin staatused on, siin on näha, kas siin piletikanal, kus kohas see tehtud on, et need päridasin, siis on siin link olnud seotud teenusega. Ehk siis, kui ma läheksin siia arhitektuursete funktsioonide linki, teete kiiresti lahti, see on siis teenuste portfell, et tegelikult see on teenuse kogu informatsioon. Kui ma tahan näha siis hierarhiat ja mingisugust seoseid piletitel, siis visuaalselt saan seda teha, imiteerida, panna igast juurde, et visuaalne pilt joonistab ette mulle. See on see, mis saan teha siis, see, mis ma enne rääkisin. Kinni kiiresti ja ma olen nüüd siia siis, et see pilet sai lahendatud. Ehk siis saab mingi sulgeb selle nüüd. Ta määrab nüüd juures siia, läheb automaatselt resoluutsioon 2 tasemel, ehk siis tegelikult see on automaatselt, see on vist väike JavaScripti osa. Lahend lõppkasutajal on see, mida saadetakse nüüd läbi Yeti, ehk siis Jira Elementis issue pluginale saadetakse nüüd lõppkasutajale. Ehk siis tal on mingi template ja ta kopeerib siis selle sisu, mis sa siia praegu kirjutad sinna lõppkasutajale. Siit saab valida siis selle tekkepõhjuse, mis siis intsidendil juures oli. Saab täpsustada seda ja lahenduskäik on siis, mis administraator kirjutab, mida ta tegi, mis lõppkasutajale ei lähe, et mida ta tegi, ehk et see asi lahendatud sai. Saad attachmenti panna, attachment läheb lõppkasutajale, sa saad juhendi näiteks teha, mingi manuaal, mis iganes, sa saad lõppkasutajale saata, sa saad seda siia panna. Ja probleemi link on see, et sa saad urliga panna nüüd siis selle teise pileti seose siis sinna juurde kohe. Selle me muudame varsti ära, see, et meil ei ole vaja, sest tegelikult on seos lingina all juba olemas. Ja kui sa selle sulged, siis pileti staatusele muutus, lahendamine oli edukas, muidu madalal oli ette antud 16 tundi, oli intsidendi lahendusaeg, siis edukas, jah. Kas seda tüübi määramist ei kasutada? Olete see request type, no mention? Kus? Sellistes requests. Siin või? Ei kasuta. Sellega on selline asi, et sa pead selle kohustuslikult määrama, kui see portaali häälestamine request type. Ja see natukene, ütleme, selle peale on võimalik ehitada automaatikat, aga ma soovitaks selle väärtuse kopeerida custom build'i ja seal langetada, sest see sellistest koodi on kinnine, kui nad seal midagi muudavad, siis see läheb katki. Jah. Nii, aga on veel küsimusi kiirelt, kui me kohvile lähme. Kohvi on ikka küsida, täis suuga küsimine, kui ei ole visata, küsida ära ja Almut Tikk on okei.